ja Sinjavski on taga päris üksinda, saab hoogu võtta, kas see pall ka sinna läheb, Vassiljev lööb teravalt ja ongi olemas! Ossa poiss, 3 minutit, 2,5 minutit mängitud ja sellise puraka paneb Konstantin Vassiljev. Võitis siiski sõnatuks. Ma tahaks päris huviga kordust näha, et siin tõesti... Kus see päriselt see pall läks? Ma olen kindel, siin on Kotenko osaväravas ja kes see mängis esimest sooni, oli see siis Manucho ja nüüd on vastu rükkad. Mis tähendab, Flora saab siit omakorda võtta nüüd kiire ülesse, tuleb sinna kõigepealt Vassiljev ees. Ja Sinjavski läheb nagu rakett. Allikult endiselt pall. Vassiljev on nüüd olemas paremal äärel pall, sinna tuleb pärast seda pika spurti. Vassiljevilt pall, äkki siit! Ja on! Ja sellise värava meisterdab FC Flora 14. minutil 2-0. Aga milline rünnak see oli? Ja see oli suurepärane vasturünnak ja no nüüd siin korra veel ka... Sellest, et Rauno Alliku tegi väga kõva spurdi, et see pall üldse ära päästa. Nüüd läheb siin aruteluks, kohtunikud lähevad omavahel arutama, et kas oli suluseis, et kas keegi veel puudutas Flora omadest, kohe näeme. Soomets. Ja kenasti mängitakse sinna Sinjavskile. Võtab vasaku peale palli. Mehi päris palju kastis, 3 ja Levadia 0. Ja nii lihtsalt see tulebki. Ja selge, et nüüd on see mäng FC Levadia jaoks mängitud. Ei, siin ei ole midagi enam teha, et nagu postist minnakse mööda Trevor Elgist Sinjavski poolt, et see on täiesti uskumatu, et kuidas noh, Flora ikkagi kindlalt need pallid välja, nüüd on võimalik Rauno Sapinen hoopis jooksma hakata ka siin Maksim Podoljuzini vastu. Praktiliselt 1-1 nüüd juba Artur Kotenkoga. Päihe ruumi on mööda selle palli. Ja lööb mööda. Et no kahe peale siin on Sapinen muidugi suurepäraselt näitas oma tugevust Podoljuzini vastu ja hoiab teda eemal ja läheb ja siin tuleb Jürgenson, jõuab appi veel. Äkki Jürgenson ikkagi jõudis nii palju appi veel, et ta ikkagi seda löögiüritus suutis veel nii palju segada, et Sapinen selle palli pani mööda. Ja jälle on Soomets vahel, Lepik, Soomets uuesti ja jälle lähevad ja Sinjavski jälle läheb. Ja kiirust veel endiselt ka mängu 86. minutil küllaga. Sinjavski palliga ei saanud Lepikule esimese hooga edasi suunata. Nüüd äkki Vassiljevile. Vassiljevil ruumi, oi kui palju! Ja Vargus 4! Nüüd on meil muidugi see olukord, et nüüd on mõlemal 2, nii et... Aga kes selle rünnaku nii-öelda tassis. Sinjavski, Lepik, Sinjavski driblab, senderdus Podoljuzin vahel. Selge, et kui Konstantin Vassiljevil on raadiuses 3 meetrit vaba, siis selliseid palle ta löömata ei jäta. Jaa. Aga see seis...